Räägime sinu digiidentiteedist, sinu digiminast. Ma ei mõtle praegult seda, kes oled Facebookis või TikTokis või Twitteris. Ma mõtlen sinu ID-kaardiga tehtud enesekinnitusi. Vaat see nimelt ongi sinu digi-ID ehk sinu digimina, mis elab Smart-IDs või mobiili-IDs. Digiminal on 2 osa, PIN 1 ja PIN 2. Aga mida need päriselt tähendavad? PIN 1 oledki sina. Seda sisestades tõestad sa süsteemile, et sa oled just nimelt sina ja mitte keegi teine. Nii pääsed sa ligi näiteks netipanka, e-poodi või teisi e-teenuseid tarbima. PIN 2 aga on sinu allkiri, sinu nõusolek. Seda sisestades võtad sa endale mõne kohustuse, väljendad millegi poolt arvamust, oled millegi poolt või millegi vastu. Soovides sõlmida mõnda kokkulepet või lepingut, pean ma alati sisestama PIN 2 ning seda peab tegema ka kokkuleppe teine osapool. Ilma PIN 2 sisestamata ei ole ma millegagi püsivalt nõustunud. Kuid miks on seda oluline teada? Aina enam küsitakse inimeste arvamust ning kogutakse rahvaalgatuste jaoks allkirju. Loodud on sellised veebilehed nagu näiteks petitsioon.com. Aga pange nüüd tähele. Sellel veebilehel küsitakse sinult PIN 1, millega sind tuvastatakse, kuid tihtipeale sellega asi piirdubki. PIN 2 sinult ei küsita, ehk sa tegelikult ei ole millegagi nõustunud ja tihtipeale see asi sinna paika ka jääb. On alust arvata, et veebilehed, mis küsivad sinult PIN 1, millega sind tuvastatakse, kuid jätavad küsimata PIN 2, tegelevad andmebaaside koostamisega lehehaldajate huvides andmepüügi ehk phishinguga. Kui tahad mõnda algatust tõeliselt toetada, siis veendu, et teed seda kontrollitud keskkonnas nagu näiteks rahvaalgatus.ee. Siin saad turvaliselt ka proovida PIN 2 sisestamist, et juhul kui seda peaks vaja minema, saad olla kindel, et kõik toimib.